Nii uskumatuna, kui see alguses tunduda võib, on tegemist siiski Lancia Voyageriga. Ja siinkohal pean kohe ette ära vabandama, et buss on natukene must ja seda sellel põhjusel, et mõni auto on kohe nii hea sõita, et sellega väga ei raatsigi kuskil pesulasse minna või hetkekski seisma jääda. Ja loomulikult andis oma osa ka läbitav väikene kruusatee lõik. Aga see selleks. Tegelikult on sama bussi saada USA turule ka Chrysleri nime all ja ikka Voyager, nii nagu ta eluaeg olnud on. Aga Euroopasse tuleb teda nüüd Lanciana. Siin auto eesotsas hakkab kohe silma see selline suur kroomitud iluvõre, mille keskel siis võiks öelda, et üsnagi suur Lancia kiri ja selle taust on ka tehtud kuidagi selline kummaline. Aga iseenesest ega viga midagi ei ole. Ja külje peal on siis ilusad suured tuled, mis tegelikult sellisel öisel sõitmisel näitavad väga hästi valgust. Ja ega külje pealt väga midagi rääkida ei olegi, tegemist on sellise mahuka bussiga, mis on otsast lõpuni elektrit täis ja mugavuse mõttes on siia pandud ka sellised elektriga avatavad uksed, mida on siis võimalik avada puldist ja seda siis mõlemal pool. Iseenesest väga mugav, kui te tulete toidukottidega või siis tulete lapsed käe otsas ja tahate kõik asjad ühe korraga ilusasti autosse ära panna. Auto tagaotsast on suur rõõm leida kaks ilusat asja. Üheks on see tuli, mis on selline hästi konkreetne, lihtne ja selline ilus. Mulle meeldib. Ja teiseks on väga lahe Voyageri kiri, mis sobib siia auto külge nagu valatult ja annab talle natukene sellist itaalialikku tatsi. Loomulikult käib ka see tagumine luuk puldist lahti täpselt samadel põhjustel, nagu ma enne juba ära rääkisin ja ka seda luuki saab kasutada näiteks vihmavarjuna, kui te sõpradega kuskile spordiüritust lähete vaatama või niisama välja grillima. Ja kui see luuk on nüüd ennast lahti teinud, vaatab teile vastu hunnik istmeid, mida saab kõik ükshaaval maha klappida ja neid saab maha klappida nii, et nad lähevad põranda sisse ja põrand jääb täiesti sile. Aga ruumi poolest on niimoodi, et sellises asendis on siin 934 liitrit ja kui see tagumine istmerida alla lasta, mahub siia 2400 liitri jagu asju ja kui kõik ülejäänud istmed ka peale juhi oma alla lasta, mahub siia koguni 4100 liitrit. Ja kuna tegemist on väga laia kasutusalaga autoga, siis on siia sisse pandud ka üks selline taskulamp, mida vajadusel kuskil kasutada saate. Selleks, et te oskaksite neid istmeid siia põranda sisse ilusasti ära klappida, on see varustatud selliste numbrisiltidega, mida siis õiges järjekorras tuleb tõmmata, et ta siis õieti läheks. See oligi mõeldud selle jaoks. Ja siis niimoodi samamoodi lähevad neid kõik istmed siia põranda sisse ära. Selle tagumise istmereaga on niimoodi, et siia mahuvad reaalselt inimesed istuma, aga 3 laste turvatooli üksteise kõrvale ei mahu. Me kasutasime nii, et 2 äärmist olid turvatoolis ja keskmine oli siis selle nii-öelda istumise alusega. Siis said nad kuidagi moodi siin hakkama. Siin keskmises reas on see vastu mugavust ja ruumi esinduslikult ja et mul oleks siin eriti hea olla, just pikematel sõitudel on mulle pandud siia ka selline väike lauakene, mille peal ma saan siis oma vajalikke asju teha. Siis saan ma reguleerida temperatuuri, et mul siin jälle hea oleks ja moodsamas variandis on siin olemas ka erinevad ekraanid lae sees, et ma saaksin siis televiisorit vaadata või mingid DVD-d. Ja kui ma tahan asju käest ära panna, siis esiteks saab panna neid ära siia ukse sisse ja teiseks on siin keskel olemas üks selline igavesti suur laegas, kuhu saab ära panna mida iganes. Mootori jutt on seekord väga lihtne. Siia on saada ainult 2,8 liitrist diiselmootorit, millel on 120 kilovatti ja keskmine kulu hakkab pihta 7,9 liitrist 100-le. Armatuurlaud on selline hästi lihtne ja arusaadav ja loogiline ja siin on sellised suured nupud, kuhu saab vajutada ka sellise käega, mille ümber kinnas on. Ja siin keskel selline Nobel Lancia kirjaga kell, mis on iseenesest ka ilus. Ülevalt poolt leiame värvilise display, mis on puutetundlik ja mis tuleb praegusel hetkel nii-öelda selle tutvumishinnaga kohe kaasa, nii et see on teil alati praegusel hetkel siin olemas. Käiga on selline pisikene junn siin rooli kõrval ja kui nüüd kelladest rääkida, siis kellad on pigem ilusad ja sellised elegantsed, ilus silmaga vaadata, keskel väikene elektrooniline display, mis näitab teile infot auto kohta. Ja rool on võib-olla natukene suur, aga selle eest mõnus jäme ja siit on hästi hea kinni hoida ja varustatud kõikide nuppudega, mida teil elu jooksul vaja võib minna. Üks asi, mis on eriti hea, on see, et siin on hästi palju panipaiku ja neid on pandud ära igale poole. Siin on näiteks 2 erinevat sellist laegast, kuhu siis asju ära panna saab ja siin keskkonsoolis on suured augud, kuhu taas kõik võimalikke asju ära saab peita ja siis ka loomulikult topsihoidjad, mis on küll tehtud nii pisikesed, et 2-liitrine Coca-Cola ameerikalikult siia sisse ei lähe, aga väiksema asja saab ikka ära panna.
Ah jaa, ja Ameerikat on jäänud siia nii mugavuse poolest kui ka helipildis. Kui nüüd sõitmisest rääkida, siis esimene mulje on see, et kui te koha pealt hakkate ära minema, siis see oleks nagu mingisugune meeletult raske auto, et kuidagi hästi vaevaline tundub see ära minemine. Aga kui te rohkem gaasi annate, siis tegelikult läheb ta üsna reipalt koha pealt ära ja kiirendab ka, nii et selles osas ei saa talle mingeid etteheiteid teha, ainult arvestada tuleb sellega, et sellise tugevama gaasiga sõites on kindlasti kütusekulu natukene suurem. Aga kui te olete juba saavutanud oma selle nii-öelda kruiisikiiruse, siis edasi võiks öelda on isegi juba täiesti selline fantastiline, et te siis panete ennast maantee peal kruiisi peale ja lasete siia istmesse ennast mõnusasti lonti ja naudite seda ühest kohast teise kulgemise protsessi, et ta ongi täpselt selline mõnus sõidunauding selles autos. Mis mulle veel meeldib on see, et siia tuleb sisse natukene seda diiselmootori müra, mis siis annab sellele autole natukene minu meelest sellist karakterit juurde, et sa saad aru, et see on elus ja kui sa gaasi vajutad, siis ta põriseb ja kui ta vaikselt kuskile mäest üles hakkab minema, siis ta põriseb ja minu meelest on see tegelikult väga kihvt. Aga teemüra kui sellist üleliia palju siia avarasse autosse sisse ei tule. Kui te nüüd küsite, et miks see auto mulle meeldib, siis vastan, et sellega on mugav sõita. See on hästi praktiline, te saate istmed ilusasti ära peita mingisuguse suurema kola vedamiseks ja kui vaja, siis kisute jälle maa seest välja. Ja see on tegelikult üks selline asi, et kui te olete sellise nii-öelda pika otsamees, et teile meeldib autoga ringi sõita ja käia ja kolistada ja rännata ringi, siis te kunagi ei tea, kui palju inimesi teile autosse mingil hetkel võib sattuda ja teadmine, et teil on võimalus kõik inimesed kaasa võtta, on tegelikult väga mõnus. Ja lisaks sellele on kõikidel nendel inimestel selle autoga mõnus matkata ka. Mina ise käisime kahe perega sellisel tõsisel Eesti tuuril selle autoga ja selle põhjal võin öelda, et ta jättis küll meile kui sõitjatele väga, väga positiivse mulje. Hinnaga on niimoodi, et praegusel hetkel on Lancia Voyager saada tutvumishinnaga, mis on siis 35 880 eurot ja selle raha eest te saategi täpselt sellise auto, nagu see praegusel hetkel siin on, nii et kelle huvi, käige vaadake järgi ja käige proovige ise ka, et äkki jätab teile täpselt samasuguse positiivse mulje ja ega see hinnaklass sellise suure ja mahuka auto kohta ka nüüd mingi üleliia suur ei ole.